tervist! Täna vaatame otsa iseendale ja tõsiasjale, et me kõik teeme oma elus päris palju tühja tööd. Ehitame, lammutame, maksame rohkem lammutamise kui ehitamise eest. Enamusel päevadest viimasel ajal enamus meist ei oska vastata nii lihtsale küsimusele nagu mida sa päriselt tahad, kes sa tegelikult oled. Mindvalley juht Vishen Lakhiani ütleb selle kohta väga lühidalt ja täpselt, et unistus, mida sa taga ajad, ei pruugi olla sinu oma. Visheni tekst on üsna pikk. Ta on tõlgitud Google'i roboti abil ja me vaatame üle, mis on sisu, mis on vorm. Sulle on ka ruumi jäänud. Saad kirjutada pärast Visheni teksti ärakuulamist ja eestikeelseks silitamist oma teksti sellest, kas sina elad oma lugu, kas sina oled oma muinasjutu peategelane. Mina olen viimastel aegadel märganud, et kõik, mis on loodud, rajatud, ehitatud teisi silmas pidades, ennast unustades, tuleb päris korraliku kooliraha eest ümber mõelda ja uuesti luua. Keskmes üllatus, üllatus. Mina, sinul, sina. Miks mõned eesmärgid annavad sulle energiat ja teised vaikselt kurnavad sind ning mis on sellel pistmist sellega? Teise miksi asendame sõnaga et su eesmärkide saavutamine pidevalt takerdub või üle. Kuala Lumpuris, Malaisias oli kell peaaegu 23. Eesti keeles tegelikult ütleme sagedamini 11 õhtul, aga Vishenil on õigus öelda nii, nagu tema ütleb. Ärkasin kell 7, töötasin 10 tundi järjest ja olin läbi põlenud, kirjutame lahku. Läbi põlenud kokku on omadussõna, olin läbi põlenud nii, nagu ainult asutajad mõistavad. Founders, juhid, asutajad, jagu nii. See luuni ulatuv väsimus. Väsimus ei ole kus, see ei ole kohamäärus, see on mis. Me saame selle eesti keelemaks kõpitseda sedasi väsimus, mille puhul ainus asi, mida sa maailmas tahad, on padi. Aga mul oli kalendris veel üks kõne. See oli Sri Kumar Raoga, kes oli MBA professor ja tol ajal vaid üks paljudest Ameerika autoritest, kelle teoseid Mindvalley avaldas. Tol ajal olid need hilisõhtused kõned USA's. See on part, co-founder. Minu jaoks tavalised. Ma kartsin seda. Teate mida? Me teeme, eestlane on pika taibuga. Me lisame sõna, mida sa kartsid. Ma kartsin seda kõnet. Minu ainus ülesanne oli päevakorra punktid läbi arutada, viisakas olla ja kõne ära panna. Ütleme kõne lõpetada. See ärapanemise sõna on pärit
kettaga telefoni või taksofoni aegadest, kui sa reaalselt panidki toru ära. Aga praegu sa lõpetad kõne. Vision ka. Et saaksin magada, ma ei oodanud, et mees teisel pool toru saab olema üks mu elu sügavamaid mõjutajaid. Juhin tähelepanu, meil kõigil on aeg-ajalt nii, peksame ennast mõnda kõnet vastu võtma, mõnda vestlust pidama, kuhugi sõitma ja see on see kõige kõigem, kuhu oligi vaja minna, kellega oligi vaja kohtuda ja vestelda. Me alustame lauset sõnaga see ja maha, see kõik algab luuletusega. Mõni minut pärast kõne algust tegi Rao pausi ja ütles, me alustame eesti keeles jutumärke alt. Hei Vision, kas kõik on korras, sa kõlad stressis? Ahah, sa kõlad ja eestlane jorutab oma lausega. Sa kõlad nagu oleksid. Sa kõlad nagu oleksid stressis. Ma ei kavatsenud seda tunnistada. Koolon, mitte punkt. Siis on hästi. Ei, kõik on hästi. Siin on lihtsalt natuke hilja. Ma räägin hea meelega. Ta peatus uuesti. Koolon. Oota, hüüumärk, see käsk. Peatume korraks, kas ma tohin sulle luuletuse ja mitte ette, vaid lihtsalt lugeda, saab parem. Kas ma tohin sulle luuletuse lugeda? Mu esimene mõte ausalt öeldes oli, lisame sõna, eestlane vajab pikaldast lainetavat rütmi. Mu esimene mõte ausalt öeldes oli, mul pole selleks aega. See oli viimane asi maailmas, mida ma tahtsin. Ma mingi jõuluvanna ei ole, eks, et sa mulle luuletust loed. Aga Rao oli oluline isik. Me saame aru, side, see tähendab seda, et sealt kaudu oli vaja midagi. Aga side meil on pigem pinde, email, niisiis isik. Ja ma ei tahtnud ebaviisakas olla. Seega küsisin püüdes oma pettumust varjata, jutumärgid algavad alt, kui kaua see aega võtab. Kuulake lihtsalt, ütles ta ja siis luges ta mulle need sõnad ette. Ma jagan need täismahus, loe need üks kord läbi, siis loe uuesti ja teist korda me ei ütle läbi. Loe need üks kord läbi, siis loe uuesti, pane tähele, mis su kehas toimub. Kui ma jooksen selle järele, mida arvan end ihaldavalt, on mu päevad ahastus ja mure. Kui ma istun, punkt. Kui ma istun oma esmaha, kannatlikkuse paigas, siis voolab see, mida ma vajan minuni ja ilma igasuguse valuta. Sellest saan aru, et see, mida mina tahan, tahab ka mind. Otsib mind ja tõmbab mind ligi. Selles peitub suur saladus iga ühele, kes sellest aru saab. Rumi. Kui ta lõpetas, ei öelnud ma hetkeks midagi, ma ei usu, et oleksin suutnud. Milles värk? Minevik. Oleksin suutnud. Väga hea tõlge meta. Võeti siis kuugu kohta ja siiski jäi täitsa punaseks sai. Seejärel selgitas Rao, millest luuletus tegelikult räägib. Ka eesti keeles peame sageli tõlkima eestlastele eesti keelt. Mis värk on? Ta ütles, jutumärgid algavad. Vision,
kui sa tõeliselt teeksid seda, mis on sinu tarmas, mida su hing siia tegema tuli, pärast mõttekriipsu, koma ei ole, siis sa ei kogeks sellist stressi, jutumärgid kinni. Dharma. Dharma on sanskriti sõna, mis ei pruugi eesti keelde üheselt tõlgituna ilmneda. Ühesena, teate, sõna ei ilmne. Sanskriti sõna, mis ei pruugi eesti keelde tõlgituna üheselt, tõstame sõnad ja järjekorra õigeks, tõlgituna üheselt kohale jõuda, nii pikk ja kohmakas, siis on väga eesti. Kohale jõuda, mitte reveal. Ilmneda, see ei ole see. See on midagi sellist nagu sinu hinge kohustus, sinu kosmiline roll, tee, mida mööda sinu elu peaks liikuma, kui miski seda ei sega, õnneks kogu aeg. India traditsioonides on see vaikne arusaam, et sa tulid siia midagi kindlat tegema ja kui sa seda teed, näib universum sulle uksi avavat. Kui sa seda ei tee, siis uksed sulguvad. Seilasime, teame. Asjad lähevad raskeks. Töö, mis sind varem energiaga varustas, hakkab tunduma nagu rändrahnu ülesmäge. Aga ülesmäge me rändrahnu ei lohista. Tõukame, nügime, kangutame, lohistame järele. Eesti keeles need kuuldavad sõnad on ülitäpsed. Nii, siis ülesmäge sikutamine, tirimine, kangutamine. Tegelikult rääkis Rao mulle tol õhtul ühte 13. sajandi luuletusse peidetuna järgmist. Stress, mida ma tundsin, ei olnud aja planeerimise probleem. See ei olnud tootlikkuse probleem, see polnud isegi mitte äriprobleem. See oli signaal. Signaal, et kuskil oma elus ajasin taga midagi, mis polnud tegelikult minu oma. Jooksin selle järele, mida arvasin end tahtavat. Ja nagu Rumi ütles, koolon, väga hea, saab siis kooloniga. Kui sa seda teed, muutuvad su päevad ahastuse ja ärevuse ahjuks. See ei ole eestikeelne väljend, aga see on veerimeni tore. Selle me võtame ahastuse ja ärevuse ahi. Mitte sellepärast, et sa oled laisk. Mitte sellepärast, et sa ei töötaks piisavalt kõvasti, vaid sellepärast, et sa valad oma piiratud, väärtuslikku elujõudu eesmärgi poole, eesmärgisse korras. Sa valad seda eesmärgisse, milleks su hing mida su hing tegelikult kunagi ei soovinud. Iga lastele, sõpradele, siia sinna kogukonnale, kõik konnad olgu rõõmsad peale su enese, eks ole. Varem või hiljem tuleb maksta topelt või 3-kordselt. Mul kulus 2 aastat, mul ka, et päriselt aru saada, mida Rao mulle selle kõne ajal ulatas, on füüsiline, edastas. On mitte füüsiline, edastas. Aga kui ma lõpuks aru sain, pani see kogu elu mu ümber. Ahah, ütleme niiviisi, muutis see
kogu mu elu ümber. Wow. Aga miks ümber? Ümber pole üldse vaja. Muutis see kogu mu elu korras. Ma tean seda valusalt, sest ma eksisin katastroofiliselt. Ujulöö. Kes ei teaks. Aastaid enne seda kõnet Raoga oli mul kogemus, mis paberil oli üks mu noore elu suurimaid. Õppisin Michigani ülikoolis arvutiteadust ja mind oli valitud Microsofti praktikale. See oli 90ndate keskpaik. Kes ei mäletaks? No mõni sündis siis või hiljem. Töö Microsoftis oli tol ajal nagu töötamine Apple'is või Google'is. Tänapäeval olin umbes 1% kandidaatidest, kes sisse said, kuulusin andekate hulka. Chosen one. Ja selle praktika ajal kutsuti mind koos teiste praktikantidega Bill Gatesi koju. See oli kõige ilusam kodu, mida ma oma elus näinud olin. Ma mäletan, kuidas seisin seal Billi majas ja mõtlesin oma vanaisale, kes oli minusse nii sügavalt uskunud. Oma vanematele, kes olid nii palju ohverdanud, et anda mulle Ameerika haridus. Kõik oli toiminud, kõik. Malaisia poiss oli jõudnud mäe tippu. Kirjutame kokku mäe tippu, kuhu maailm oli tal käskinud ronida. Ja ma ei tundnud mitte midagi. Rõhutame sõnaga mitte midagi. Mitte päris mitte midagi. Alustame lauset sõnaga kohe. Kohe päris mitte midagi. Olin enda üle vaimustuses, tundsin uhkust, tundsin, et mind on tunnustatud, aga kõige selle all selles vaikses kohas, millele ruumi osutas, oli eksimatu tunne, see pole minu oma. Aga tean, kus kohas miljardid on. Ei, see pole minu oma. Töötasin Microsoftis 11 nädalat enne, kui mind vallandati. SeaTachi lennujaamast taksosse astudes tundis osa minust täieliku läbikukkujana, teine osaga oli vaikselt, peaaegu, teate, mitte piinlikult, vaid häbelikult. Häbelikult, üliõnnelik, sest esimest korda aastate jooksul tundsin, mida mu hing tegelikult ihkab ja see polnud see. Ma lihtsalt ei osanud veel selleks keelt. Ma ei saanud sellest aru enne, kui Rao mulle aastaid hiljem ruumi ette luges. 2 tüüpi tahtmist. Siin on erinevus, millele ruumi osutas ja ning ega või nende ette, kui ma ei käi, osutas koma ära ja mille täielikuks ainevahetuseks on mul kulunud 2 aastakümmet Mindvalley ehitamist. Punkt. Äielesin koolon. Ja mitte ainevahetuseks, vaid seedimiseks, sõbrad, seedimine on hea sõna eesti keeles, mille täielikuks seedimiseks on kulunud. Punkt. On 2 täiesti erinevat tüüpi tahtmist ja enamik meist ei suuda neid eristada. Esimene tuleb egost. Enne punkti, tühikute jõle. See saabub järsku. Pakiliselt sročna. See on siis, see saabub järsku. See ütleb, ma vajan seda, et mul lõpuks ometi küllalt oleks, ma vajan seda millegi tõestamiseks, ma vajan seda enne, kui keegi teine.
sinna esimesena jõuab. ego iha kannab endas signatuuri sellest, kelleks sa teiste inimeste jaoks saada püüad. ei aja kassi taga, ei. kui sa istud sellega vaikselt, sit with it, ilma telefoni ja segajateta, tundub see pingena nagu esinemine, nagu enda versiooni harjutamine publiku jaoks. teine tuleb hingest enne punktitühikute jälje. see ei tundu, tüdrukud, see ei tundu nagu nälg, see tundub nagu äratundmine. 2 korda, 3 korda nagu palju saab. teise nagu tõmbame maha, see tundub äratundmisena korras, nagu millegi meenutamine, mida sa juba tead. siit, see kannab endas sinu juba olevat isiklikku. see kannab endas sinu juba oleva, isiku signatuuri, allkirja, märgist. no olgu siis signatuur. tüdrukud, ei! kui sa sellega istud, on see nagu kergendus, nagu väljahingamine, nagu kojutulek majja, kus sa ei teadnudki, et olid lahkunud. sama väline käitumine nagu inimesel, kes töötab kõvasti, ehitab üles, pingutab, sisuliselt täiesti erinev mootor. siia paneme vahele sõna siiski. sisuliselt siiski täiesti erinev mootor ja siin on ebamugav tõde. manifesteerimistööstus on 40 aastat õpetanud meid visualiseerima tugevamalt, kinnitama valjemini ja visioonitahvlit suuremalt. visioonitahvlile joonistama, siis saame aru küll. visioonitahvlile joonistama suuremalt, küsimata ükskõik kordagi, kas see asi, mida me oma ellu tõmmata püüame, on üldse meie oma. kusjuures ta ei tule, sa ehitad dekoratsioonid. sa lavastad võib-olla isegi näidendi, aga kui see ei ole sinu oma, see ei tööta. Sa ei saa leida teed välja elust, mis pole sinu oma. mida teadus ütleb? küsimärk. niimoodi. küsimärk. no nii. on see õige lehekülg? jaa. mida nad minust arvavad? ühe korraga olgu öeldud, et jutumärgid eesti keeles algavad kõik alt. kõik see tuld, veerd, rida, jada. mida nad minust arvavad? selleks ma siin olen, et saada. ma pean lihtsalt tõestama, et ma suudan seda teha. see tundub kerge, mõnus, eks? rohkem, suurem, kiirem. suuremalt ja kiiremini. rahu ja ambitsiooni ja palun. kui ma selle kätte saan, on mul lõpuks küllalt. ma olen juba piisav, see on lihtsalt väljendus. ma pean järele jõudma. ma olen täpselt seal, kus ma pean olema. ma puhkan siis, kui olen sellega hakkama saanud. puhkus on osa sellest, kuidas ma loon. ai, kui tuttav. ma puhkan üht tööd tehes teisest tööst ja pedan ennast, eks. kui ma aeglustan, võtab keegi mu koha üle. see, mis on minu jaoks mõeldud, ei saa minust mööda vaadata. ma pean olema parim. ma pean olema kõige ausam. miks see kiiremini ei toimu? see juba toimub, ma tunnen seda. nüüd pange tähele, mida need hääled päriselus tekitavad.
tegelikke eesmärke, tegelikke lauseid, mida sa endale ütled või Instagrami postitad. Egoism, see kõlab nagu. Hingesoov, see kõlab nagu. Ja jällegi seesama alguse jutumärkide teema, nad kõik algavad alt. Ma pean järgmise 6 kuu jooksul teenima $1 000 000. Ühe tõmbame maha. $1 miljonit oleks muidu pigem teenima $1 000 000. Ma tahan ehitada midagi, mis kestab minust kauem, ma pean saama arstiks, et mu vanemad oleksid uhked, ma tahan inimesi tervendada, sest see valgustab mind. Mul on vaja suuremat maja kui mu naabril, ma tahan kodu, kus mu pere tunneb end turvaliselt ja loominguliselt. Kudutav. Mul on vaja 100 000 jälgijat, et mind tõsiselt võetaks. Ma tahan jagada ideid, mis aitavad inimestel mõelda teisiti enne taasühinemist. Pean tõestama, et olen edukas. Kusjuures kellega taasühinemist? Iseenesega. Ma tahan iga päev ärgata, olles oma töö üle, teate, mitte elevil, vaid õhinas. Olles oma töö üle õhinas. Ma pean olema oma valdkonnas parim, ma tahan teha tööd, mis tundub aus ja elav. Pane tähele mustrit. Ego soovid on seotud tõestamise, võrdlemise ja tulemusega. Hingesoovid on seotud väljendamise, panustamise ja saamisega. Üht, võtame E lõpust ära, üht ajendab ebaviisavusest rääkimine. Teist ajendab see, kes ma olen. Miks? See on tegelik põhjus, et, asendame teise miksi sõnaga, et manifesteerimine lakkab töötamast. Küsimärk, tõepoolest. Otsime vastuse paberi teise külje pealt. Kui sa püüad egost lähtuvalt manifesteerida, siis sinu visualiseerimine saastub. Päris hea sõna. Visiooni tahvlil on kirjas vabadus ja küllus. Aga närvisüsteem allpool saadab signaale. Kuna lause jätkub, siis ta teeb seda väikese tähega. Ma ei ole piisav, palun kinnita mind, ma vajan seda, et tõestada, et ma olen oluline. Universum või teie retikulaarne aktiveeriv süsteem, kui eelistate neuroteaduse vaatenurka, reageerib signaalile, mitte sõnadele. Ja ego, iha, signaal on hirm, mis on maskeeritud ambitsiooniks. Seepärast on nii paljud edukad, vaimselt uudishimulikud ja targad inimesed, keda ma kohtan hommikus. Sama siin. Hommikus. Nad on lugenud raamatuid palju. Teinud visioonitahvleid iga päev. Kuulanud taskuhäälingu saateid. See on parem kui podcast. Nii nunnu lasta olla. Täsku. Ja manifestatsiooni mootor aina pritsib. Kui hea väljend. Nad arvavad, et kasutavad tehnikat valesti. Ei kasuta on õige lause. Nad ei ole, tõmbame maha. They don't. Ei kasuta. Tehnika on hea. Eesmärk ongi probleem. Muutus ei seisne vähema tahtmises, see seisneb puhtuse tahtmises. Clarity. Terviku tahtmises, puuduse asemel loomises, oma tarmaga kooskõla loomises. Loomises, oma tarmaga kooskõlas. Korras. Tarmaga kooskõlas.
mitte oma kuvandi pärast muretsemisest, mis külarahvas arvab. kui sa seda teed ajal, mille soov on tegelikult sinu, hakkab ruumi teine stroof mängima. koolon. see, mida sa vajad, hakkab sinu juurde voolama ilma igasuguse valuta, sest see, mida sa tahad, tahab ka sind. keegi, kes saab sellest aru tasemel, mis mind jahmatas. kui ma Regan Hillieriga esimest korda kohtusin, oli ta üks väheseid tegevjuhte, keda ma kohanud olin, kes oli siiralt ja südamest rahulik, mitte etenduslikult rahulik, mitte selline, ma mediteerin, et olla zen, ma väikese tähega, sest lausega ei juhtu midagi, ta jätkub. ma mediteerin, et olla zen, rahulik. selline rahu, mis tuleb teadmisest, millised tema soovid on tema enda omad ja millised ta on vaikselt valla päästnud. ta nimetab oma meetodit energeetiliseks arhitektuuriks, oma sisemise seisundi nii täpseks joondamiseks oma tegelike soovidega, et välised tagajärjed muutuvad peaaegu vältimatuks. mulle meeldib tema töö juures see, et ta jätab vahele tavapärase visualiseerimisteatri ja läheb otse keha juurde. ta palub sul nimetada oma suurima eesmärgi ja seejärel küsib, kus sa oma kehas seda hoiad. rindkere, soe, avar, see on hing. lõualuu, õlad, rusikad, see on ego. riietuses ei lähe mitte, selle tõmbame maha. see on ego, punkt. tema programm, manifesteerimise kunst, võitis Mindvalley populaarseima programmi auhinna 2024. aastal. punkt. ja me alustame uut lauset. see ütleb, sest vaata, muidu juhtub see lugu aastal, mis ütleb. aastal, punkt. see ütleb mulle palju selle kohta, kui janunevad inimesed praegu just selle vestluse järele. kui väga janunevad inimesed praegu just selle vestluse järele. niisugune on meie leht. nüüd on ta väga hea. väli, kus hinge juhitud looming tegelikult toimub. miski on see sõna, mitte midagi. miski muutub, kui panna sadu inimesi samasse kohta, kus nad kõik teevad tegelikku tööd. eemaldavad eesmärgid, mis pole nende endi eesmärgid ja hingega või sinna ette, kui ma ei käi, siis ka kui lause on pikk, ikka ei käi. ja taastavad ühenduse nendega, mis on. müra vaibub, väli nihkub ja selles ruumis tekkivad soovid pärinevad hoopis mujalt kui need, mida sa järgmisel siin on liiga palju sõnu. mida sa järgmisena Instagrami oma päevikusse kirjutaksid. Nonii, mõte on siis selles, et need su soovid pärinevad hoopis mujalt kui need, mida sa Instagrami oma päevikusse kirjutaksid.
et kõik näeksid, et sinuga on asi õigesti, on ju, nagu peab. Seda me loomegi manifesteerimise tippkohtumisel 15. kuni 17. mail on parem 2026 vabalt ja siis mitte elades, vaid inglise keeles on see laivis. Teen pattu ja kirjutan ka eestikeelsesse versiooni laivis. Punkt. See pole järjekordne. Visualiseeri oma unistuste elu. Töötuba, jutumärgid algavad alt. See on keskkond, kus hinge juhitud looming päriselt toimub, ümbritsetuna õpetajatest ja otsijatest, kes teavad erinevust haaramise ja tõelise soovi vahel ning aitavad sul erinevust oma kehas tunda enne komatühikute jõle, mitte ainult oma peas mõista. Regan on kohal, nagu ka mõned teadliku loomise sügavaimad mõtlejad, kellega ma kunagi lava jaganud olen ja me läheme kohtadesse, kuhu enamik isikliku kasvu üritusi. Tõstame natuke sõnu ja me läheme kohtadesse, kuhu minemiseks to go. Et minna very many English. Kohtadesse, kuhu minemiseks enamik isikliku kasvu üritusi on liiga viimistletud lipsuga. Kui sa seda tabelit lugedes tundsid omaenda hääle hingehoovides ära rohkem võrdleva kui, et koma ei käi, koma ära, rohkem kui sa tunnistada tahaksid, siis on see just see valdkond, 2 C-d, siis on see just teine C maha, valdkond, kus sa peaksid olema. See on ülihea taktika sõber Vishen Lakianil. Põhimõtteliselt on sul võimalik selleks, et saada Vishen Lakiani meeskonnas töötavaks coachiks, teejuhiks. Selle jaoks pead sa aasta või 2 jooksul kulutama umbes 50 000 eurot. Aga 15. 17. toimub Mindvalley tasuta seminar, 3 päeva. Ja nende mõte on geniaalne. Kuulad, avastad, hakkab meeldima, ühined ja hakkad maksma. Või hakkad teenima igatahes. Sa leiad värske väe. Mina olen sellel koolitusel 15. 17. maini. Tule ka. Uued inimesed, uued näod, väed, värske hingamine. Tasuta. Teate küll, kui tasuta antakse, võta 2. Kohtumiseni meeleorus, mis ju Mindvalley ongi. Ole hoitud.